Tere head diskisõbrad ja tere tulemast taas kord Haapsallu. Miks taas kord Haapsallu? Sellepärast, et kohe varsti või selleks hetkeks, kui te videot näete, on juba toimunud siin Firmaspordiliidu suvine Spartakiaad, üle-eestiline ja ühe alana mängitakse siin ka discgolfi. 9-korviline rada ja mul on see au see rada siis nii-öelda disainida. Ja täna, ilmselt ka mõni päev veel selle video mõistes, me käime siin Paralepa-ranna alal ringi ja vaatame, kuhu me võiks korvid panna. Arvestus on see, et pigem algajate ja või kesktasemega rada, ehk siis palju selliseid 450 meetriseid radasid ja mõni 70-80 meetrit ka. Nii et esimene algab siit samast Framaare tagant, kohe näitame. Ja esimene rada jookseks siit pikki neid poste, see oleks umbes 70 meetrine rada. Kõik kõnniteed on OB, natukene raskus ka juurde ja ta on siuke Sony fore põhimõtteliselt. Backariga läheb keeruliseks, nii et pigem on fore rada. Ja pargitud 5-6 meetrises, ma arvan, vaatame. Nii, ja korv ilmselt kuskile siia, ma arvan, tuleks, pluss miinus natukene. Ja arvestades, et ketast tuli siia, siis kõmm. Lihtne linnuke ja see oleks, ma arvan, esimene rada. Ja teise raja tii oleks kuskil siin. Vise toimuks asfaldi pealt ja kuna meil on siin vana skatepark, kus on korvpalli väljad ka, siis ilmselt see korv ise oleks kuskil seal täpselt niimoodi, et sulle otse visates jääks see korvpallilaua post ette. Nii et saab fore, saab backariga ja ma arvan ka mingi 6-70 meetrit. Ja kuna seal on skippi ka palju, siis kõike võib juhtuda ja õnneks saab backariga ka. Ja see oli juba pikem vise, ma arvan, et võikski selle võiks pikemaks teha, et siit saaks ikka 80 meetrit ikka panna tutsu. Nii, ja kui me vaatame, kuhu need kettad maandusid, siis üks on veidikene lühem, teine on seal veidike pikem. Ma arvan, et kuskile Harju keskmine siia platsi keskele umbes võikski panna, sellepärast, et siis tuleb skip mängu ja sellega võib kõike juhtuda. Nii et ma arvan, et see on siuke lõbus rada. Ma alguses mõtlesin, et võiks ikka saare raja siia teha, aga ärme kiusa. Teeme lihtsa raja. Kolmas rada on veidi huvitav ja keeruline, sest kui me vaatame nüüd seda platsi siin, et kui keegi siia platsi keskele viskab, siis ohutuse mõttes natukene võib olla, et need kaks, see tiiala ja eelmine korv segavad teineteist. Samas inimesed on targad, näevad, ma eeldan, kui keegi on ees ja ei viska. Nii et ma paneks selle tiiala ilmselt siia ja oleks sirge vise võssa. Nii et seal on oht ka ketast ära kaotada, seal on pikka võsa, aga saab nii fore kui backariga. Jällegi, ma arvan, et see terve rada ongi mingi Sony ja putteriga tegelikult läbitav, kui sa oskad mängida. Aga mängi millega iganes, et siit paned ühe otse viske. Jah, otse saab ta skipi või saa ja sinna nurga peale lähe vaatama ja paneks korvi. Ja kui mu ketas maandus siia täpselt tee äärde ja kui me paneks selle korvi kuskile siia keskele, siis me saaksimegi teie selja tagant otse ka mingi 65-70 meetrise raja, tule millega tahes, seal on fore backari liin ja kuna see lõpp on siin asfaldi peal, siis see tähendab, et siin on skipi võimalus ja sa saad pikaks minna, nii et jällegi natukene kiusamist ka. Nii ja 4. rajaga ma olen nüüd logistika mõttes veidi kimbatuses. Kui just hiljuti Haapsallu maraton oli, siis me neid radasid siin mängisime teistpidi, sealt tulime siia, siin oli 2 rada, aga kuna mul üks korv jääb nüüd siia lähedusse, siis turvalisuse mõttes ma natukene esiteks peaks teistpidi seda tegema. Aga kui ma nüüd inimest panen sinnapoole viskama, siis järgmine rada, ma eeldan, tuleb alles päris pikalt ja nad peavad jalutama palju. Kui selline ilm nagu täna, ei ole vahet. Aga piltlikult siit saaks teha ühe mingi sirge putteri viske, mille sa võid ära kaotada. Aga see vise oli ideaalne, lähme korra vaatame ja siis mõtleme, kas me paneme sinna korvi ka. Ketas maandus praegu siin, et see oli praegu selline 65 äkki, saaks selle korvi panna natukene veel keset seda fairway'd siia poole ja ongi, sa saad pika puti, sa võid jääda emmale kummale poole võssa, kõike võib juhtuda. Ta on selline natuke tehnilisem vise, ma arvan, et need avatuid viskeid on meil piisavalt, et teeme ikkagi natuke tehnilisemaks ka selle pargi.
neljanda raja puhul on see, et enne seda on meil väike jalutuskäik. Nii et kui nad on see jalutuskäigu ära teinud, siis meil on siin sirge tunnel, kuhu on võimalik siis osalejatel visata. Ja võt see on pigem eeskeerada, ma arvan. Ma paneks selle korvi veidigi paremale poole ja kuskil jällegi 6-70 meetrini oda. Ma arvan, et läheb millega, ma olen igal juhul zooniga. Ja võib-olla natukene sellest isegi ettepoole tuua see korv, et mitte nii kaugele. Ja jälle rada olemas. Ja siin metsas me oleme. Noh, ütleme, et kuna minu vise ka väga hästi õnnestunud, siis ilmselt kuskile siia puude sisse võiski see korv tulla. Nii et natukene õnneelementi peaks ka mängus olema. Et kas sa saad siit läbi või ei saa siit läbi. Aga pigem lihtne rada. Ja järgmiseks rajaks 6. siis. Ma natukene otsisin siin erinevaid metsatunneleid. Siin meil nii-öelda Framare ees siis. Ja siit läheb üks selline mõnus metsatunnel, kus puud lähevad oma ette natukene kokku poole, tekib selline koonuse kujund ja veidike täpsust ka. Jällegi sirge vise, mine backari ja forega, minu poolest mine kas või tomahawkiga või rolleriga, aga siit võiks jällegi mingi otseviske teha. No, see oli ebaõnnestunud vise. Ja võt, siin võib puu ka väga kenasti saada, aga sirge vise, ma arvan, et see on siuke 55 meetrit võib-olla. Ma arvan, et selle jätame ja siis saab kenasti turvaliselt siit kõnnitee peale. Noh, ja esimene on siin metsas sees, teine on meil paar sammu kaugemal. Ja ega siin ongi 2 varianti, kui ma paneksin selle korvi siia, kus ma praegu olen, siis ta on jällegi forerada, aga kui ma paneksin selle korvi ikkagi otse, mis ma esialgu mõtlesin, siis oleks see vaade umbes selline. Võt sealt metsatunnelist tuleb sisse visata. 7. rada on lühike, võib-olla pigem forerada. Ma arvan, et mingi 45 meetrit siia samma metsatunnelisse sisse. Jälgitakse, et jalakäijad siin ei ole. Ja tullakse küll siit poolt samamoodi tagasi peale seda, kui see ära mängid, aga kuna see on lühike rada, siis see ei häiri meie, ma arvan, üldist kulgu. Ja putteriga või zooniga jällegi saab visata. Ja kuna seal on ka mingi põõsas või väiksed puud on ees, siis see võtab mõnusalt selle kette kinni. Nii et peab joppama ka natukene. Ja kui niimoodi otse viskad, siis on pahandus. Noh, ja see teine vise tuli siia, see on ilmselgelt lühike, otseks ei saa. Putteriga viskasin ka, aga teine vise tuli täpselt siia puude vahele, kust oleks tegelikult juba mingi lukk, sest et see korv ise tuleks, ma arvan, siia. Siit ümber puhastab selle platsi ära. Ja siin ongi variant, et sa saad mingid eelnevad oksad või sul on natukene takistatud putt või kui sa jääd teisele poole, siis on vabam putt. Lühike, 35-40 meetrit, natuke lusti enne lõppu. Meil siin Põhjamaade Veneetsias on nii mõnus, et ma pean prillid ette panema, andke andeks. Aga sirge tunnel, siit saaks visata meie 8. korvi. Kõik võimalikud liinid, minu jaoks tundub siuke tildiga Skyheiser oleks kõige nunnu. Aga ma viskan vajaduseks mene backari ka siia videosse. 2 puud on keskel. Võid kogemata need saada ja ma arvan, et siuke 65 meetrit äkki. Ja täpselt keskmisesse puusse 10-sse, nii nagu ma ei tahtnud. Mul on ainult putter ja soon kaasas, aga siit saab kõrgelt ka. Ma kohe lähme proovime korraga. Noh, natuke rohkem jõudu, praegu maandus täpselt samasse kohta, kus see putter lähme vaatame. Natuke nõgeseid, ärge siia visake, aga soon on siin ja kohe siin kõrval on ka putter, aga ma arvan, et korvi me paneme sinna, ehk siis peab puudest läbi saama, jõudma siia. Ma veel natukene mõtlen seda asukohta, sest kui ma praegu vaatan, siin taga on puhta nõgeste maa. Ma ei tahaks nii halb inimene olla, et pärast kõik kiruvad, et nad pidid nõgestesse viskama. Aga võib-olla trimmeriga korraks ja on korras. Aga 9. rada, let's go!
ja viimane 9. oleks ka veidi vulakas rada. Näete seda puud ilmselt siit video pealt kaugemal. Paneks teisele poole seda puud paneks korvi. Et kui sa tahad, sul on siit võimalik läbi puu visata. Fore on olemas, backar on olemas. Eks ilmselt peab jälgima ka, kuidas on publikut siin. Aga ma lähen backariga putteriga seekord. Ma kardan, et see on mingisugune 12 peal või saun on ilmselt parem. No ja see on ilusti teisel pool puud. Ma arvan, et veits pikemaks isegi pannaks, et siis peab viskama ka. Siia ma sauniga maandusin. Üks variant ongi panna see täpselt siia puu taha, et kui me vaatame sinna, siis te näete, et siit puu vahelt on võimalik ka läbi visata. Kellel joppab, saab kohe mängu. Kui ma paneksin liiga asfaldi poole, siis on see oht lihtsalt, et inimesed kõnnivad siin ja teeb selle natuke raskemaks. Et ma arvan, ma panen selle siia samma kuskile puu taha, näiteks siia, sest siis on seda tiialalt kenasti näha ja kiusatus mõnel võib-olla otse läbi visata. Nii et ma arvan, et siit lähme nüüd edasi videosse sinna, kui ma üks hetk ise selle läbi mängin. Tähelepanu, tegemist on tüngaga. Läbimängimist minu poolt ei toimunud, küll aga saate vaadata järgmise videoklippe sellest, kuidas ma hiinlastega Haapsalus mängin. Passeggio tutta sola per le strade, guardando attentamente i monumenti. La classica straniera con un'aria strana che gira stanca tu.